Nii, armu rahu kõigile, et mina olen siis Edmund Laugasson ja räägin siis oma tunnistust, et sündisin 1976 aastal Pärnus, 26. jaanuar ja seal kasvasin üles ka. Üldhariduskooli ajal tegelesin siis ka tippspordiga, sõudmisega. Pärnus on jõgi ja seal on hea käia. Mul oli see veel, et ema keelas mul jõe äärde minna, et see pidi ohtlik olema. Aga siis, kui ma läksin trenni, siis oli võimalik mitte ainult äärde, vaid ka peale minna. Ja see oli kirjeldamatu elamus. Et jõgi lõhnas kuidagi eriliselt. Ja see tõmbas. Siis hiljem ülikoolis käisin Tallinnas ja Tartus. Ja olen siin 3 erialaga õppinud, et autoremdi Luksepp oli kõigepealt, siis oli transpordi logistika insener ja viimaks oli informaatika õpetaja. Ja selle viimase ameti peal olen siis tööle jäänud juba aastast 1999. Ja ma ei arvanud, et ma kunagi õpetajaks hakkan, aga teised inimesed hakkasid mulle ütlema, et sa kuidagi räägid niimoodi, et sa peaks seda seletama teistele inimestele. Et sellest oli kasu. Isegi üks ülikooli õppejõud ütles niimoodi ja siis mitmed tudengid. Esmakordselt mind siis ristiti ka aastal 2000 Tallinna Kaarli kirikus. See oli ka mul seal üks esimene kodukogudus. Kaarli kirikus võtsin ka naise, käisin leeris, nii nagu Luteri kirikule kohane. Aga siis aastal 2023, 25. augustil siin samas Keila õies siis juba veela kastmisega ristiti mind. Siis minu voolimised. Kõigepealt eelkooli ealisena oli mul mingi ravimi suhtes tundlikkus ja seda ravimit anti mulle kogemata, ei teatud, mis peale tõusis mul palavik 42 ja ma olin sült tema kätte vahel ja olin suremus. Aga siis tuli emale taevalik tarkus panna mind kuuma vee sooda auru ja siis ma võtsin taas elu sisse. Kui kiirabi kohale jõudis, küsis, et mis te tegite. Aga see, mis te tegite, oli õige. Et laps võttis elule. Et kiituse tänu Jeesusele. Et see oli täiesti tundmatu olukord, aga issand oli kohal ja aitas. Siis alg- ja põhikoolis oli üksjagu rängalt kooli kiusamist ka. Aga taas ma tänan Jeesust, et ta mind sellest kõigest läbi kandis. Et midagi hullemat ei juhtunud. Siis järgmine katsumus oli 2011 aastal, kui oli esimene ränk autoõnnetus Muhumaal Saaremaa külje all, kus siis kogu perega käisin autoga üle katuse mitu korda. Niimoodi, et auto põrkas vastu maad ja siis tegi õhus mitu tiiru ja siis jälle põrkas vastu maad ja niimoodi umbes 4-5 korda. Maandusime aga rataste peale. Ja see oli, seal Muhumaal on suured kivid ja täpselt sinna võib-olla paar meetrit sinna suure kivi kõrvale, ilusti rataste peale. Ja me olime kõik täiesti terved. Aga tol hetkel ma ei saanud sellest aru, aga hiljem mul jõudis kohal teadmine, et inglid kandsid meid sisuliselt läbi õhu. Mul lendasid veel prillid ja telefon läbi lahtise akna õue, aga nad ilusti muru peal, võtsin sealt palju ilusti ette ja helistasin Päästeametisse ja ütlesin, et paluks abi. Ametlik versioon oli siis see, et rooli varras läks pooleks, autol tehniline rike oli juhitamatu lihtsalt. Aga issand hoidis igat pidi, mitte kedagi vastu ei tulnud. Ilus juunikuu oli, jaanipäeva paiku. Soe ilm oli. Päevane aeg, et midagi hullu selle mõttes ei olnud. Aga oli muidugi vaimne šokk ja auto läks mahakandmisele. Aga ma ei võtnud sellest õppust, sest tegelikult ma hiljem sain teadmise, et see oli esimene selline tõsisem katse issandal mind maailmast välja tõmmata. Sest
selleks ajaks ma olin küll olnud umbes 11 aastat kristlane, aga ma olin tegelikult ühe jalaga maailmas. Ma olin selles mõttes selline, mõned ütlevad allveekristlane, ma mäletan TV7 üks saade. 2 Rootsi venda räägivad, et kui kiriku uks käib selja taga kinni ja hakkab teenistus, siis sa oled kristlane, aga kui teenistus on läbi, siis oled maailmas tagasi ja läheb elu samamoodi edasi. Aga ma tol hetkel ei saanud sellest aru, aga ma elasin sellist elu. Ja isegi see ei jõudnud mulle kohal tol hetkel, et mul oli terve pere seal autos, ka 2 väikest last, olid turvatooliga veel ja me kõik pääsesime eluga. Siis järgmine ja veelgi rängem katsumus tuli 2019 aasta jaanuaris. Siis suri minu ema. Ja siis tulid väga rängad rünnakud. Sest mu ema hukkus vingumürgituses ja hingevaenlane hakkas süüdistama, et ma olen oma ema surmas süüdi ja pean ennast nüüd ära tapma. Et ma ei pannud õigel ajal vingugaasi andurit. Ja need rünnakud olid väga rängad. Võõrad mõtted tulid sellised, nagu oleks ketast saega lõigatud pea sisse, mis isegi olid natuke valus, kuidagi hääl kajas mõistuses. Ja ametlikult pakuti mulle juba skisofreenia diagnoosi, aga mulle tuli see teadmine, et ma ei tohi seda diagnoosi vastu võtta. Ja siis, kui ma autoga sõitsin, siis tuli võõras jõud kätesse ja hakkas rooli kiskuma ja taas peas see sundmõte, et sõida nüüd laub kokkupõrkesse vastu tuleb autoga ja umbes, et sa oled seda väärt. Aga nii palju ma kontrollisin, et ma tõmbasin käed roolist eemale ja auto sõitis otse edasi. Ja siis ma hakkasin läbi selle kõige mõistma, et midagi on veel peale selle füüsilise maailma, mida ma ei olnud tahtnud tõsiselt võtta. Ja kõikjal, kus ma liikusin, vähegi kõrgem korrus või liikluses ja kus iganes olid peas sundmõtted enesetapust. Ja isegi kodus ükskord ühtäkki avastasin, et mul oli suur leivalõikus nuga käes ja peas sundmõte, et torkasin nüüd omal südamesse. Siis ma viskasin selle noa ikkagi käest maha, oli nii palju kontrolli veel asja üle. Aga siis tuli kindel teadmine, et ma pean panema põlled maha ja hakkama Jeesust püüdma. Ja sõitlema kuradit ka ja kõiki kurja vaime. Ma siiamaani mõtlen, kus see tuli, aga see tuli nagu lõunaselgus, ikka selge teadmine tuli, et ma pean seda tegema lihtsalt ja mul ei ole muud võimalust, kui ma tahan elada. Ja ma oskasin öelda vaid tagane saatan Jeesuse nimel ja muud ei osanudki. Ja seda ma kordasin kogu südamest. Ja see kestis umbes 2,5 aastat, sellised rünnakud. Aga 2019 kevadel siin aprilli lõpp-mai algus issand armust ma sain minna kogu perega Iisraeli, kus reisijuht oli Arne Iop ja see oli Kristuse jälgedes. Käisime need erinevad kohad läbi, kus Kristus oli liikunud. Ja seal reisil oli ka veel üks pastor kaasas ja muidugi mitmed kristlased. Ja selle reisi ajal
andsid saatana rünnakud järgi, aga see surve oli olnud ennem nii suur, et ma tajusin kogu reaalsust umbes poolesekundilise viivitusega. Aga taas ma väga tänan ja kiidan Issandat, et ta kandis kõigest sellest mind läbi. Ta oli tegelikult minu kõrval kõige selle juures. Aastal 2019 oli ka veel üks olukord, kus ma tänaval kõndides järsku tundsin sellist tunnet, et mul läks korda iga inimese saatus, kes tänaval kõnnib. Peas olid sellised mõtted, et mis igast ühest inimesest saab, kes tänaval kõnnib, keda ma nägin. Ma ei osanud selle tundega alguses olla, sest kui aus olla, ma ei hoolinud väga endastki, rääkimata teistest. Kuigi ma püüdsin võib-olla välja näidata, et ma ikkagi hoolin. Aga siis ma sain aru, mida tähendab kaastunne ja valu inimeste hingede pärast. Ja viimaks 2022 aasta jaanipäeval jõudsin siiani kogudusse, kus ma olen käinud tänaseni. Kiituse tänu Jeesusele, et Issand on mind siia juhtinud ja ka nendest ränkadest katsumustest kõik läbi kandnud. Siis 2023 aasta detsembris, mis kestis isegi, ütleme seal kuskil 6 aega, tuli hingevaenlane taas rünnakule ja seda korda ühe kirjakohaga piiblist. Ja see on Markuse 3:29, kus ta püüdis mind panna pilkama püha vaimu. Ja minu jaoks oli see nii ränk mõte, et mul jäi hing kinni. Ja ma tundsingi, kuidas ma hakkan lämbuma ja maa alt hakkas pind ära kaduma lihtsalt. Ma kuidagi tundsin, et keha järjest kergemaks läheb. Ja ma püüdsin igakülgselt võidelda ja tuli meelde 2 kirjakohta, mida ma olin jõudnud juba selleks ajaks õppida. Ja alles jäänud õhuga kopsudes ma sain öelda veel välja valju häälega Jakobuse 4:7, alistuge siis Jumalale, pange vastu kuradile, siis ta põgeneb teie juurest. Ja ka Roomlaste 16:20, aga rahu Jumal purustab peatselt saatana teie jalga alla. Kui ma olin saanud need kirjakohad välja öelda, siis sain juba midagi hingata. Ja õhku tuli rohkem tagasi, kui hakkasin keeltes veel palvetama. Issand armust olin ka siis juba valmis võimeline keeltes palvetama. Aga õhk tuli tagasi piiblikirja kohtadega. Et ma võin öelda, et sõna otseses mõttes Jumala sõna väljaütlemine päästis elu. Ja tõenäoliselt mind ei oleks teie hulgas, kui ma ei oleks Jeesust appi püüdnud ka tol hetkel. Ja mul oli ka seesama puust rist, mida vend Margus mul oli kinkinud, mis on toodud Jeruusalemmast ja kus on ka ülestõusmise väge peale paletatud. Ja kuidagi oli ka teadmine, et ka sellest tuli abi. Siis järgmine rünnak oli siin tõsisem eelmise aasta detsembris, 12. detsember 25, kui oli taas ränk autoõnnetus, loopkokkupõrge teise sõiduautoga. Mina olin väikese sellise mikrobussiroolis ja
ja see vastutulev auto oli ka umbes sama massiga kui see buss, mille roolis oli siis kriminaalses joobes juht. Ja taas tänu Jeesusele ma pääsesin kergete vigastustega ja jäin tegelikult täiesti terveks. Ainult väikesed kriimustused olid, aga see kaelas olev rist murdus pooleks. Ja ma sain selle kohta ka siis sellise sõna issandalt, et Jeesus murti ristil, et mina võiksin elada. Tänu issandale ka see teine mees, kes teise autoroolis oli, pääses väga väikeste kriimustustega ja praktiliselt midagi viga. Aga autod läksid maha kandmisele. Aga need olukorrad on issand ära kõik lahendanud. Et siin taaskord on suur tänu ja kiitus issandale, et kõik on tegelikult väga suure armu ja armastusega läbi kantud kõikidest nendest olukordadest. Ja ma mäletan, ma olin nii rõõmus, et peale seda viimast avariid, et ma sain nii abikaasat kui ka siin õdesid ja vendi koguduses kallistada niimoodi, et käed ei läinud läbi inimestest. Ja kui ma rääkisin, siis mind isegi kuuldi ja mulle isegi vastati. Et siis ma sain aru, et ma olen ikkagi veel siin. Ja et see on suur arm, et ma olen väga tänulik ja issand, me täname, et sa oled alati meie kõrval, nagu sa oled tõotanud ka oma sõnas olla ja sa kannad meid kõigest läbi. Issand, sa oled öelnud, et õndsed on need, kes ei näe, aga siiski usuvad. Issand, me täname, et sa annad meile usku astuda vee peale ja minna läbi kõigest, mis meil ees seisab, issand. Issand, palume, et kes veel ei ole jõudnud sinu juurde, issand, meie lähedased, meie lapsed võib-olla isegi, et sa pehmendaksid nende südameid. Ja taaskord võiks lapsed pöörduda tagasi oma vanemate juurde ja vanemate poole ja võiks olla üks meel ja armastus peredes. Tänu sulle, issand, et meil on see kogudus siin ja need õed ja vennad, kes siin kõik teenivad ustavalt sind, issand. Et sa oled meile andnud elu. Issand, aita, et me hindaksime seda elu ja need alles jäänud päevi siin maa peal väga kallilt. Tänu ja au ja kiitus ja ülistus sulle, issand. Jeesuse nimel. Aamen.